ärikäik. Tere, head ärikäigu kuulajad! Te kuulete ärikäigu 29. osa ja tänases saates räägime pikemalt AI ehk tehisintellekti tööriistadest ning sellest, kuidas ettevõtted need enda kasuks tööle saavad panna. Meil on külas AI asjatundjad Jarmo Tuisk ja Kristiina Tuisk. Tere tulemast! Tere. Sünkroonis vastasime. Ja tänased saatejuhid on Geenius ajakirjanikud Marta Perili-Grauberg ja Linda-Liis Laikoja. Küsimusi ette valmistades kasutasime meiegi natuke AI abi, nii et vaatame, kuidas see koostöö meil välja tuleb. Jarmo ja Kristiina, alustame sellest, et ma olen kuulnud ja näinud, et te olete korraldanud päris mitu veebikoolitust AI tööriistade teemal ja koolitate nii õpetajaid kui ettevõtjaid. Mis on teie enda taust ja kuidas te selle AI teemani jõudsite, Jarmo? Minu taust on üsna pikka aega juba nagu IT-sektoriga seotud. Ma töötan tarkvaraettevõttes Agrello tootearenduse juhina ja Agrellos me samamoodi natuke rakendame tehisintellekti lepinguhalduse teemadel, aga minu teekond tehisintellektini algas veidi enam kui 1,5 aastat tagasi hoopis teisest kohast. Ja tollal me veel ei teadnud sellist asja nagu ChatGPT, olid hoopis teistsugused asjad ja mind hakkas huvitama hoopis pildi loomine ja kujundite loomine tollal. Ja sealt sai alguse, kuna see areng toimus nii-öelda loetud päevade, nädalate jooksul niivõrd kiiresti, siis tekkis nagu selline sügavam huvi selle asja vastu, sest näha oli, et midagi hakkab siin maailmas nagu väga olulisel määral muutuma. Ja kuidas see muutus meid mõjutama hakkab, et selleks, et selle nii-öelda ise ka järge pidada, siis saigi hakatud ise õppima seda valdkonda siis juba pisut enam kui aasta tagasi. Aga miks just see visuaalne pool huvitas? Ma olen pikka aega tegelikult tegelenud visuaalse poolega ja lugenud seda pigem nagu enda hobiks. Lihtsalt, ja tollal siis ei olnud ka, ütleme, sellist asja nagu ChatGPT ei olnud, tekstitööriistu ei olnud ka veel väga ja olidki nagu esimesed asjad, mis kätte sai, oli tegelikult pilditööristad, et kuidas saab pilte teha AI abil ja sealt see huvi AI vastu minul alguse saigi. Kristiina? Minu teekond on täitsa teistsugune, huvitaval kombel. Mina läksin TalTechi õppima mikrokraadi õppesse. Ma mäletan, selle mikrokraadi kursuse nimi oli äriprotsessid digiühiskonnas vist ja alustasimegi siis keelemudelitega ja just tekstitööriistadega. Ja mina töötasin sellel ajal Rahandusministeeriumis erinevate suurte dokumentide ja selliste suurte Euroopa Liidu algatustega. Minul hakkas väga-väga huvi pakkuma, et kuidas nii-öelda nende tekstitööriistade abil siis saab enda elu paremaks ja efektiivsemaks teha selles dokumendi ja teksti maailmas. Tekkis suurem kirg ja siis ühel päeval me kuidagi hakkasime LinkedIni rohkem postitama, Jarmo siis nendel disainiteemadel, mina tekstitööriistade kohta ja üks tuttav, kelle nime me paraku enam ei mäleta, kirjutas LinkedIni, et teate, et te peaksite õpetama siis ka, et mida te juba olete selgeks saanud. Ja siis mõtlesin hea küll, et paneme siis Facebooki reklaami üles ja kes soovib, see võib tulla, et panime sellise veebikoolituse kokku. Täiesti tasuta, kes tahab, tulge kuulama, et jagame oma teadmisi. Ja siis esimesel koolitusel oli plaksti online üle 100 inimese. Et nii ta läks ja vaikselt hakkas veerema. See on ka see üks nendest koolitustest, mida te olete siis näinud ja mille vastu huvi tekkis. Jarmo, sa ütlesid, et sa tundsid ära, et midagi hakkab kohe juhtuma. Et kas seda AI tulekut võib võrrelda näiteks, ma ei tea, raadioside või televisiooni või interneti tulekuga, et kas meie maailm on nüüd täielikult muutunud? Meie maailm on ilmselgelt muutunud, et ma olen üha rohkem tõmban paralleele selle ajaga, kui internet hakkas üha rohkem meie elus rolli mängima, see oli 90ndate teisel poolel. Et ma olen ise ka selle aja nagu läbi elanud ja mäletan väga hästi, kuidas esimesi veebisaite sai tehtud ja arendatud.
et see on revolutsiooniline aeg tehnoloogia valdkonnas kindlasti ja teda eristab mõnedest teistest muudatustest selline nii-öelda järsk läbimurre võrreldes siis nii-öelda varasema olukorraga. Nii et selles mõttes jah, ta on sarnane. Ma tõsi, ütleme, raadio algusaegasid kuidagi ise ei saa mäletada ega televisiooni aegasid, et kui põnev see võis olla tollal. aga küll, aga ma mäletan seda, kui internet ja just hakkas laiemalt levima, et see on küll võrreldav, jah. Ütlesite hästi, et siuke järsk tuleks sellele, et kuidas te ise siis seda materjali kogusite üldse, et see tõesti tuli justkui üleöö, mitte et see ei oleks varem eksisteerinud, aga kus te seda õppematerjali kogusite, et ise see endale selgeks teha? Mina muidugi korjasin hästi palju TalTechis õpingute käigus ja lugesin juurde ka, et see on hea küsimus, sest et uus materjal, vahel küsitakse, et miks me koos teeme asju, et Jarmo ütleb, et kui asjad muutuvad nii kiiresti, siis samal ajal kui üks räägib, siis teine on internetis ja otsib juba, et ega midagi muutunud ei ole vahepeal, et see on küll pisut nali, aga tõsi ka, et me guugeldame kõvasti, jälgime selliseid arvamusliidreid ja uudistega peab hästi kursis olema, et nii on sul lisada midagi? Ega need materjalid tõesti ei ole niimoodi kursus, vähemalt tollal ei olnud sellist, et võtame nüüd siin kursuse tehisintellekt algajatele ABC ja võta ja loe see läbi. Tegelikult ma võib-olla natukene utreerin siin, sellepärast, et ega tehisintellekt ei sündinud eelmisel aastal. On hästi vana teema, nii-öelda valdkonnana juba nii-öelda rohkem kui 10 aastat, 20 aastat meie laual olnud. Mis muutus hästi kiiresti oli see, et tuli see loov tehisintellekt, generatiivne tehisintellekt ja ta selles mõttes on nagu omamoodi huvitav nähtus, et ta ei ole nagu nii-öelda selline obskuurne ja ainult teaduslik teema, vaid ta pakub tegelikult võimalusi päris tavaliste lihtsate asjade ja ülesannete lahendamiseks. Et tõesti, et kui sa tahad omale pilti luua, siis loo pilt. Kui sa tahad õhtusöögi retsepti küsida, küsi. Kui sa tahad mingit ajaplaani teha, oma mingisuguseks järgmiseks projektiks palun tee, et need on nagu nii lihtsad elementaarsed asjad ja see köidabki tegelikult väga paljuseid. Ja siis on küsimus, et aga mida me selle õpime siis või mida me üldse õpetame eks ole inimestele, et mis asi see on? Ma arvan, et täna me oleme selles faasis, kus enamasti huvitutakse sellest, et andke meile lihtsalt nagu lai ülevaade, et mis siin üldse nagu toimumas on ja millised põhimõttelised võimalused on. Et see on see, mida väga erinevates kohtades tahetakse. Tõesti, alates õpetajatest ja koolidest kuni suurte ärigruppide ja kontsernide juhatusteni välja. Et mis toimub? Te alustasite sellise hobiprojektina, aga nüüd ikkagi olete väikse äri sellest ka teinud, et miks mitte sellist tarka teadmist endale jätta, et te nagu alustasite täitsa tasuta, eks ole, nende asjadega. Et kust tuli see mõte, et ma nüüd jagan seda, mida ma tean? See on ka üks teema, mida me koolitustel katame ja see on, kuidas me ise kutsume seda nagu üheks väljakutseks tehnoloogia valdkonnas, see on lõhede süvenemine ühiskonnas, digilõhede süvenemine. Ja me kuidagi nagu tunneme, et see, mida me teeme, peaks aitama pigem vähendada neid lõhesid oskajate ja mitteoskajate vahel, kui et suurendada. Ja see ongi laias laastus meie missioon, et meie jaoks nagu suurt vahet ei ole, et kas see, kes soovib õppida, töötab täna ühes ametis või teises ametis, on ta noor või on ta vana. Meil on kõigil natukene vaja kohaneda selle AI-ga, saada oma hirmudest üle ja hakata proovima ja näha, et mismoodi just nagu konkreetselt iga ühe enda elus võiks see asi nagu paremaks minna. Omamoodi jah, selline nagu pigem missiooni asi ja pealegi infot ei ole võimalik tänapäeval monopoliseerida. Et see on nagu hästi lihtne nagu reegel. Ei ole võimalik omada
ja kinni hoida mingit väga-väga unikaalset teadmist iseendas, et ma ei näe seda võimalust lihtsalt. Kes teie koolituste vastu huvi on tundnud või mis on need sihtrühmad ja mida nad teada tahavad? Noh, nagu Jarmo rääkis, et hästi suur huvi on lihtsalt sellega laia pildi vastu, et mis on täna erinevate tööriistade võimekused üldse, et kus me oleme, sest noh, et ongi, et see nende tööriistade areng on mega kiire, et need tööriistad ise ka, mida me õpetame, tegelikult neid arendatakse näiteks, et ühel nädalal logime sisse ja vaatame, et töötavad ühtemoodi ja siis nädal aega hiljem logime sisse, vaatame, et siin on nii palju mingeid lisafeatuure juba juurde tehtud, et need arenevad väga-väga kiiresti ja sellist tervikpilti põhitöö kõrvalt ikkagi hoida on väga keeruline. Et siis seda tahetakse ettevõtete ja selliste ka keskastme tippjuhtide poolt, et suuremat pilti. Loomulikult hästi palju küsitakse, et mis on tulevik, sest et tulevikust räägitakse nii positiivset kui ka hirmutavat, et mis see päris on. Ja kolmas osa on muidugi kõik ohud ka, sest eks tehisintellekti võimalustega kaasnevad ka sellised ebameeldivad teemad. Alates siis valeinfo on näiteks üks asi, mis on väga suur probleem, just hiljuti plahvatas üks skandaal väga kuulsa lauljannaga, kellest oli tehtud selline deepfake video, eks ole, et see on näiteks üks valdkond, millest me räägime küberohtudest, me räägime sellest, kuidas AI on kallutatud, igasuguseid selliseid teemasid, et lihtsalt olla kursis, see ei ole enam tavaline nii-öelda tarkvara, vaid temas on midagi nagu enamat, eks ole, et ta võtab palju aktiivsema rolli nii eraelus kui ärielus, eks ole, et sellega kaasnevad sellised huvitavad teemad ka. Aga kas ettevõtted saavad üldse täna ilma AI-ta hakkama? Või nad lähevad kõik sinna suunas, et AI on tulnud, et jääda? Kindlasti jääb osa ettevõtestest AI-st nagu puutumata, et need lihtsad tööriistad, millest me räägime või loovtehisintellektil põhinevad tööriistad, eks ole, et me oleme rääkinud, et palju kasutatakse tekstides, joonistatakse disaini, vaikselt hakkab saama, videote võimalusi tekib, erinevad transkribeerimisvõimalused tekivad, aga kui ettevõttel ei ole sellist suunda, et oletame, et küpsetate käsid siis aiakesi, eks ole, et siis ju ei ole vaja sellist loovat tehisintellekti. Võidugi võib alati küsida mõtteid ja retsepte ja kõike, aga selles mõttes, et kui tehisintellekt ärimudelisse väga suuri muudatusi ei too, et siis ta ei muuda ka seda äriolemust iseenesest. Et kindlasti tekivad sellised, ma ei taha öelda, et ettevõtted hakkavad nagu kihistuma, aga tekib kindlasti neid ettevõtteid ka, kellelt tehisintellekt paratamatult mitte tööd ära ei võta, aga kelle jaoks nagu jälle tehisintellekti võimaluste tulek nagu muudab seda tööd, eks ole. Et on need, kes peavad siis valmis olema ärimudelit muutma ja on siis need, kelle äri nagu väga palju ei muuda. No siin jooksva aasta sees on ka üritatud nii-öelda veidi teadustegevust teha ja nagu kuidagi viidata sellele nagu või välja arvutada, et millised nagu valdkonnad saavad olema enim mõjutatud, millised tööd enim mõjutatud, mis juhtuma hakkab. Neid teadusuuringuid on tehtud küll. Ma siiski ütleks seda, et veidi vara on teha järeldusi. Et mis täpselt. Tõenäoliselt mõjutab väga-väga suurt hulka ettevõtteid, aga erineval määral. Et nii-öelda anecdotal evidence on see, et teatud ettevõtted või teatud tööstusharud on juba väga tõsiselt mõjutatud, näiteks nagu keeletoimetajad või keeletoimetusele spetsialiseerunud ettevõtted, eriti just inglisekeelses keeleruumis. Eesti keeles veel mitte. Ma küsisin AI käest ka, et mis kasu võiks siis ettevõtetel olla. Ja siis ta ütleb et mitmel viisil olulist kasu saab AI tuua, sealhulgas kulusid kokku hoida ja ta toob ka mõned näited, ma loen lihtsalt ette. Automatiseerimine, andmeanalüütika ja prognoosimine, kliendi tugi ja suhtlus, tööjõu arendamine, kvaliteedikontroll, turvalisus, protsesside optimeerimine. Et kus ta kõige rohkem praegu sees on?
Kui lihtsalt nagu massiivi vaadata, mis siin nagu viimase aasta jooksul muutunud on, siis ma ütleks ikkagi, et kõige enam on ta täna tõstnud sellist nagu produktiivsust, et nii-öelda lihtne inimene saab küsida oma eriala spetsiifiliselt rohkem infot juurde. Ehk siis ta on aidanud tõsta teadlikkust ja oskuseid nagu lihtsatel töötajatel. See loetelu, mis sa tõid, võiks endalt küsida, et kus ta teab või millel see põhineb. See põhineb nii-öelda varasema perioodi peamistest rakendusvaldkondadest, kus kasutati eelmise põlvkonna, võime öelda eelmise põlvkonna tehisintellekti, mis siis võttis näiteks, et suur korporatsioon võttis oma andmestikku ja treenis selle pealt mudeli ja tegi ennustused, et seal on just see andmeanalüütika ja spetsiifika peal. Aga need uued ette treenitud mudelid, nende võimekused on teistsugused natukene. Ehk siis, et nende võimekus on pigem olla, võib-olla avardada sinu sellist arusaama oma valdkonnast, ka nii-öelda kaasamõtlejana ja väga palju siis konkreetselt ka tööd tekstiga, et saadki erinevates valdkondades tekstiga teha. Ja nüüd, kui mõtlema hakata, kus seda teksti me tänapäeva äriprotsessis näeme väga palju, siis üsna erinevates kohtades tegelikult, et turundus tuleb küll kõige esimesena meelde ja seal on tõesti kõige rohkem tööriistu tehtud, aga väga palju projektijuhtimist, dokumenteerimist, failide analüüsimist, tekstide läbilugemist, kokkuvõtete tegemist, et seal on terve hulk asju, kus täna tegelikult kogu see ChatGPT nagu jahvatab meil iga päev. Aga jah, näiteks, et Jarmo juba jutu sees ütles ka, et see on ilmselt tagant järgi erinevate funktsioonide analüüs on ju. Kliendi suhtlust on lihtne mõelda, et aitab kirjadele vastata, kirjade tonaalsust analüüsida, et kliendi tagasisidet analüüsida, kindlasti seal on rohkem võimekusi. Aga kui vaadata teisipidi, siis näiteks viimasel ajal, kus ma näen, et on suur potentsiaal, on see chat with vision on ju, ehk siis pildi lugemise, pildiga vestlemise võimekus, et lihtne näide on see, et teed külmkapi sisust pilti ja siis palud ChatGPT käest õhtuks retsepte, katsutasime ise läbi, väga hästi teeb, aga see on selline lihtne näide, aga kui mõelda, et mida sellise pildi lugemisega ja ülesannete lahendamisega päriselt tulevikus teha saab, siis on väga keeruline ennustada, et kus need parendamise võimalused on või ka kus kohas need piirid üldse on, et kuhu maani me välja jõuame selle pildi lugemisega. Et sellised naljapostitused on ka olnud, eks ole, et katkine jalgratas, et teed pilti sellest katkisest kohast ja siis ta pakub selle jupi, mis sul parasjagu puudu on ja õpetab veel ära parandama ka selle jalgratta, et natukene võib-olla huumori valdkonnast, aga teisalt jälle need võimekused ühel päeval on sellised ja kui niimoodi saab tehisintellekti abil mingi ka tehnoloogilised probleemid ära lahendada, siis siin võib nagu väga-väga palju sellist potentsiaali olla. Ja kus see täna istub sinu ärimudelis või ettevõtte protsessides on väga raske veel sellist teaduspõhist analüüsi teha, eks ole. Küll aga on neid teadusartikleid tehisintellekti vallas üha kiiremas tempos ilmuma hakanud ja kahtlustatakse, et selle taga võib olla tehisintellekt ise ja selle kasutamine teadlaste poolt. Aga kuidas see tehisintellekt ise areneb, et ütlesite ka, et see on nagu metsiku kiirusega, et funktsionaalsust tuleb muudkui juurde, et seal taga tegelikult on ju inimesed või ei? Täna veel ei ole olukord, kus tehisintellekt ise uusi tehisintellekte sünnitab, et me sinnamaani ei ole jõudnud, et ikkagi inimesed on need, kes neid erinevaid nii-öelda alus tehisintellekti mudeleid siis loovad, aitavad treenida ja käivitavad ja juhivad kogu seda protsessi. Tehisintellekti maailmas on neid nii-öelda alusmudeleid või suuri mudeleid loetud arv. Need ei ole väga palju, sest nende treenimine on väga mahukas töö ja väga kulukas töö. Küll aga on siis nende loetud arvu mudelite peale loodud hästi palju aplikatsioone või äppe, mis teevad erinevaid asju, kasutades seda sama tehisaju. Et see, mis meile tundub, see metsik arengukiirus on see, et me avastame üha rohkem, et mida see nii-öelda see aju ise tegelikult veel suudab teha.
et on öeldud niimoodi, et isegi kui täna seisma panna suurte mudelite arendamine, siis meil on 5-6 aastat veel puhtalt olemasolevate mudelite nii-öelda avastamisrõõmu, et näha veel, mida ta suudab, et me oleme selles faasis alles, et nii-öelda issand, ta teeb seda ka või? Nagu selliseid üllatusmomente tuleb veel juurde ja juurde. Te mainisite seda nii-öelda neid pahupooli ka, et just see eetilisus, et kus me täna sellega oleme ja kas me saame sellele mingi lahenduse ka lähiajal? Siin on mitu teemat koos. Üks eetilisuse teema, mille üle nagu arutatakse, mis jõuab ka üha rohkem kohtutesse, on see treenimisega seotud eetika ja treenimismaterjalide kasutamisega seotud eetika, et see kõige lihtsam asi ju, et see kõik on kellegi poolt kunagi loodud, inimeste poolt loodud materjalid ja kuidas siis nüüd üks ettevõte kõik nad võttis, nii-öelda läbi analüüsis ja nüüd loob nii-öelda uusi asju nende inimeste poolt ja kuidas me peaksime edaspidi siis seda sama tegevust siis nagu vaatama või kas seal on vaja nagu regulatsioone või reegleid või kokkuleppeid, et mida me sellises olukorras teeme. Täna on see läbi vaidlemata, et kuidas see on, et on nii-öelda vana praktika, mis ütleb seda, et nii-öelda kopeerimine otse ei ole okei, aga kui sa kasutad nii-öelda materjali õppimiseks, et siis see on nagu okei. Aga kui me tulevikku vaatame, siis on kindlasti see küsimus, et mille pealt tulevikus tehisintellekt peaks õppima ja kas seda nii-öelda materjali, mida õppimiseks luuakse, kas seda peaks eraldi käsitlema kui eraldi tüüpi loominguna käsitlema ja sealhulgas ka siis nendele autoritele kas siis nii-öelda maksma selle eest, et nad tegelevad sellega, et nad treenivad siis uusi tehisajusid. Eks seal on nagu valdkond, kus täna ma ütleks, et sihukest nagu läbivat kokkulepet ei ole. Me ei ole selle küsimuseni jõudnud, sest see moment on veel tundub natuke kaugel olevat, et kui tehisajul enam ei ole millestki õppida. Eks ole, aga mingil hetkel see tuleb ja siis on küll küsimus, et kust see info ja teadmine ja oskused peaks nagu tulema. See on üks eetika nagu teema ja siis teine suur teema on tõesti, et mida sa selle tehisintellektiga teed ja kas see, mida sa teed, on eetiline valdkond. Et kui sa toodad siis tuntud inimese näoga teistsuguse foto või video ja kuidas sa levitad, et meile see ikkagi ei ole eetiline, et ükskõik, et just kui see need joonistamise tööriistad tulid, siis ma ei tea, kas te mäletate, algas selline trend, et joonistati paavsti Balenciaga jopes ja paavsti on tehisintellekt võimeline tegema ikkagi väga-väga täpselt, et foto, eesti keeles on fotolaik või et väga keeruline on vahet teha, et kas on tehisintellekti tehtud või see on pildistatud, eks ole. Aga samas nagu miski ei keela ka teha ja levitada. Need asjad on läbi vaidlemata ja selles mõttes, kui me oleme rääkinud advokaadibüroodes või sellise juurataustaga inimeste juures, me oleme öelnud, et tehke oma kõik need eksamid ära ja ilmselt tulevik on, tööpõld on lai nendes küsimustes, et need vaidlused alles tulevad. Eriti suur probleem mulle endale tunduvad on need petukirjad, mis on aina nagu tõelisemad lihtsalt. Sa vaatad postkasti ja ei olegi enam Venezuela prints sulle kirjutamas, vaid hoopis keegi lähedasem. Just eile sain ühe sarnase SMS-i, jällegi kutsuti nagu nii-öelda Omniva nimel pakki välja võtma, väga korrektne eesti keel, kõik oli väga viisakas, et kohe nii-öelda näpp, eks ole, peale ja lähengi vaatan, kus mu pakk on ja siis, et see on selle nii-öelda uued suunad küberkuritegevuses, millega peab arvestama, et tõesti erinevates keeltes ja kultuuriruumides nii-öelda liikumise, orienteerumise lihtsus on oluliselt nagu kasvanud, eks ole, et nad suudavad tõesti väga hästi matkida seda, kuidas me räägime, eestlased omavahel eesti keeles,
ja mis võiks siis olla need head nipid, kuidas siis õngitsuskirjasid kirjutada. Pluss nende maht oluliselt kasvab, et õngitsuskirja kirjutamise võimekus, kiirus kasvab oluliselt, et kui enne pidid ise kirjutama, siis nüüd võid ChatGPT-le öelda, et kirjuta 1000 sellist ja muudkui toimetab. Ja veelgi enam, et varieeri ka neid veel natukene ja tuleb. Ja loomulikult kõnet on ju ka võimalik matkida, et häält selles mõttes, et eesti keeles on neid variante küll vähem, aga inglise keeles on ikka lihtsalt vaja üks minut mind näiteks kõnelemas inglise keeles ja on treenitud minu häälest nagu koopia ja võib panna mind rääkima, kuidas soovite, ehk siis järgmine kord ei pea nagu ekstra mind siia podcasti paluma, et palun saada lihtsalt oma häälemudel ja me kirjutame siis sulle teksti ka, eks ole, mida sa siin podcastis siis meile räägid. Muidu on ju räägitud seda, et eesti keele väiksus on see, mis meid on kaitsnud, et aga kas nüüd see ChatGPT tulek nagu selle filtri võtab vahelt ära või? Nii ja naa, et ühest küljest üks mure kohta on üleüldse eesti keele digijälg ja eesti keele tõttu nii-öelda konkurentsivõime ettevõtetel, inimestel üleüldse, sellepärast et toon sellise näite, et erinevad, ka seesama ChatGPT inglise keeles küsides ja arutledes on oluliselt võimekam. Sellepärast, et tal on treeningmaterjali lihtsalt rohkem ja inglise keele põhiseid. Et kuidas siis väikeste keeltega lugu on ja kas me saame siis kuidagi seda keelerikkust nagu rohkem nendesse mudelitesse juurde tuua. Et see on kindlasti üks tuleviku väljakutse. Kui sa mõtled teistpidi, et kas see kaitseb meid deepfake'ide eest, ma ütleks niimoodi, et deepfake imise huvi on kindlasti suurem suurtes ühiskondades ja seetõttu on seal oluliselt lihtsam. Aga need tehnoloogiad, mis täna võimaldavad deepfake imist, need ei ole arendatud spetsiaalselt deepfake imiseks, vaid ikkagi nii-öelda heal eesmärgil, eks ole, et ikka nagu päriselt abiks olla, ehk siis see on ikka 2 teraga mõõk, öeldakse vist jah, et ei saa niimoodi, et kaitsed küll aga samal ajal saad kõiki häid asju. et paraku jah, nii-öelda, et mõlemad, nad käivad nagu käsikäes natukene, et need arengud. Aga kui nüüd tehisintellekti abil on midagi halba tehtud, et kuidas ma siis selle süüdlaseni lõpuks jõuan? Et kes see halva autor on? See on vastutuse küsimus, et kes vastutab, kui tehisintellekti või üldse nagu mingit kahju tehakse, et tänane õigusraamistik on ikkagi selline, et vastutab kas juriidiline isik või füüsiline isik. Ehk siis programm ise kuskil meile kohtusse me tehisintellekti veel vedada ei saa, et me saame vedada kas inimese, kes seda kasutas, või inimesed või ettevõtted, kes selle tegid. Ja siin tulevadki nüüd mängu need reeglid ja seadusandlus, eks ole, mida me siis ootame, mille rakendumist me ootame, et mida tohib ettevõte, kes teeb tehisintellekti laad tööriistu, et mida ta tohib pakkuda, mida ta peab arvesse võtma, milliseid nii-öelda ohutusreegleid jälgima, et sellised mängureeglid on Euroopas sündimas või kokkuleppe laias laastus on sündinud ja seda kutsutakse siis EU tehisintellekti seadus või EU AI Act. Et seal on niisugused üldsuured printsiibid ja need tuleb siis nüüd igal Euroopa Liidu liikmesriigil siis omakorda üle võtta või kohalduvad need automaatselt, võt seda nüüd ma nii detailis ei tea. Aga seal hakkavad sellised esimesed mängureeglid, et kellele mis vastutus hakkab siis kujunema. Aga et igal juhul ja igal juhtumil võib ta olla mõneti erinev, et mõnikord on asi selles, et tehisintellekt käitus täiesti korrektselt, aga inimene ise seal taga oli nii-öelda pahatahtlik. Eks? Ja teisest küljest võib olla ka see, et näiteks see, kes tootis mingi äpi või tehisintellekti, jättis mingi olulise ohutusnõude täitmata ja selle tulemusena sündis siis kasutajale midagi halba. Eks? Need võimalusi võib olla erinevaid. Ja jälle hästi palju need võimalused
kus õnnetusi või ebaõnne siis juhtub, on nii palju ja need on tõesti läbi vaidlemata erinevates instantsides, et veel kord, siin on tööpõld lai juristidel ja ilmselt ka regulaatoritel või reguleerijatel. Teisalt jällegi ma tahaksin kohe öelda, et need on teemad, mille vastu alati huvi tuntakse ja mõnikord ma ütleks niimoodi, et ka peaaegu pisut ebatervet huvi, sest arvatakse, et või ütleme, mõnikord pannakse liiga tugevad pidurid peale selle nii-öelda tehnoloogia kasutusele, võtule või üldse edasi arendamisele, et nii-öelda hirmus, et äkki midagi hirmsat juhtub, otsustatakse juba see nii-öelda eos igasugune arendamine seisma panna, sest jumal teab, kui me nüüd jõuamegi sinna hetke, eks ole, et tehisintellekt võtab juhtimise üle ja mis meist siis kõigist saab ja nii edasi. Jah. Eks see oli internetiga ka, ma arvan, omal ajal, et enne seda, et issand, et kui see tuleb, et mis saama hakkab. Ja või näiteks sisepõlemismootoriga, eks ole, et ikkagi plahvatab sul püsivalt kogu aeg kuskil metallkambris mingisugune asi, et see võib küll ikka üks hirmus asi olla, eks ole, et külad põlevad maha ja kuidas me siis niimoodi selliste nii-öelda põletavate masinatega siin hakkama saame. Me oleme hakkama saanud inimkonnana veel, ma kuidagi tahaks olla optimistlik, et me saame hakkama ka seda laadi tarkvara või infotehnoloogilise lahendusega, kes oskab natukene kaasa mõelda meie arengus. Aga sa küsisid üsna saate alguses, et mis meile meeldis selle koolitamise juures, et just see meeldiski, et arutleda erinevate nende tahkude üle ja selgitada erinevaid positiivseid võimalusi, aga selgitada ka siis seda mustemat poolt, et ega ärakeelamisega ka nagu midagi palju ei saavuta, et pigem lihtsalt kasutada teadlikult, arendada teadlikult, teada ohtusid, et kahelda võib-olla mõnes kas tekstis või pildis, mis minuni jõuab rohkem, et olla just nagu teadlik nendest võimalustest, enda ka lähedastele selgitada, et milline võib olla see petukiri, et need on juba väga heas eesti keeles või ka see petukõne, et kõige selle halva vastu aitab hoopis teadlik tarbimine ja õppimine, et seetõttu ka nii palju, kui on võimalust ja aega, me proovime panna üles ka just neid tasuta koolitusi, et siis inimesed saaksid lihtsalt kuulata ja teadlikumaks sellest valdkonnast, et kui tehnoloogiad kiiresti arenevad, siis tahes-tahtmata vahel tekib selline tunne, et ei jõua kaasas käia või ma täpselt ei saa aru, et mis siin nüüd juhtus, et me proovime vähemalt selle läbi ühiskonnale siis tagasi anda nii palju kui jaks on. Ma korra küsin selle poole pealt, et te mainisite, et tegelikult on väga piiratud arv neid, ma ei tea, alusmudeleid. Ja et kui palju neid on ja kes on need inimesed seal taga, et meie võib-olla laiem avalikkus esimest korda kuulis seoses selle OpenAI juhtimisskandaaliga, et aga tegelikult on see suhteliselt väike seltskond, kes selle suure plahvatuse on meile korraldanud. Jaa, ma niimoodi globaalses perspektiivis võiks öelda jah, et see nii-öelda arendusringkonnad või keskmed, et neid ei ole nagu veel igale poole jõudnud. Ja siin on, kellest me võime rääkida. OpenAI on kindlasti üks liider just nende suurte mudelite puhul, aga teised tehnoloogiaettevõtted samamoodi arendavad. Et Meta või siis nii-öelda Facebooki me teame siis, eks ole, et neil on oma arenduskeskused, teadustöö, mis tegeletakse. Google'il on oma teadustöö nii-öelda keskus, kes samamoodi tegeleb nende mudelite ettevalmistamisega. Aga mis on nüüd siis ühine, ja Microsoft ka muidugi, lisaks sellele, et tal on OpenAI-ga partnership, on tal ka oma nii-öelda arenduskeskused. Mis on ühine nimetaja selle juures, on see, et esiteks sul peab muidugi olema võimekas andmeteadlaste meeskond, aga teiseks sul peab olema ligipääs väga tugevale tehnilisele infrastruktuurile, et neid mudeleid arendada. Ehk siis, et siin mõnda aega eelmisel aastal oligi nii-öelda arengu peamiseks piduriks see, et ei olnud
kiipe saada, et ei jõutud nii kiiresti neid kiipe, mis suudavad neid suuri mudeleid treenida ja teenindada, neid ei olnud enam saada maailmas. Et sellepärast läks üles kohe ka Nvidia aktsia, sellepärast, et tema on üks juhtivaid nende nii-öelda tehisajukiipide tootjaid ja arenduskeskuseid. Et see on nagu üks suur piirang nende suurte mudelite arendamisel. Selle vastu muidugi on natuke rohtu ka, eks ole, et osad või üks arendusvaldkond on väiksemate spetsialiseerunumate mudelite nii-öelda treenimine ja väljaarendamine, mis oleks siis nii-öelda kitsamad oma nii-öelda ülesannetelt, aga selle võrra lihtsamad treenida. Et selle kallal siis samamoodi täna töötatakse. Nii et jah, eks see on üks põhiline asi, on see nii-öelda puhas infrastruktuuri arvutusvõimekus, et kus oleks võimalik selliseid nii-öelda massiive treenida. Aga kui nüüd rääkida teie koolitustest, siis milline on olnud tagasiside, et kas on mõni ettevõtja öelnud, et okei, AI, selle ma võtan kindlasti kasutusele? Jah. Üldiselt tagasiside on olnud alati nagu hea ja positiivne ja julgustav, mida siis nüüd nii-öelda järgmiste sammudena tahetakse teha, on ikkagi siis vaadata oma sisemist nagu töökorraldust ja mõelda nüüd siis päriselt ja praktiliselt läbi, et kuidas mul täna inimesed üldse töötavad, mis ülesanded neid teevad, kuidas need nii-öelda hallid ajurakud nagu töötavad ilma tehisajuta ja kas ja mida siis juurde nagu liita sellega, et see on nagu üks suund ja teine suund on ikkagi see, kui saab, siis võtaks põhimõtteliselt lihtsamad tööriistad kohe kasutusele. Et see on nagu üks asi, mis täna on tagasi hoidnud, on mure, et kas minu ettevõtte andmed võivad sattuda treeningandmestiku hulka. Et see on väga paljusid ettevõtteid tegelikult täna tagasi hoidnud ChatGPT näiteks kasutusele võtmisest. Ja see on üks asi, mida meie ka koolitustel alati ütleme, et tasuta ChatGPT ei ole tasuta, vaid te oma ajaga tegelikult aitate treenida seda mudelit. Ehk need chatid, mida te tasuta sinna sisse panete või tasuta ChatGPT-sse, neid võidakse kasutada treenimiseks. Ja see on paljusid ettevõtteid täna tagasi hoidnud. Aga nüüd me oleme jõudnud juba faasi, kus on tekkinud ka alternatiivid. Et meil on ChatGPT for Teams, mis võimaldab siis nii-öelda ongi vaikimisi välja lülitatud, see nii-öelda treenimise võimekus ja hiljuti tuli veel juurde siis ka see Microsofti enda co-driverid, mis on erinevate tööriistade sees. Nii et nüüd on ettevõtetel, ma ütleks ka juba sellised nii-öelda praktilised enterprise level tööriistad olemas, mida saaks kasutusele võtta. Aga jah, et kui eelmisel kevadel oli pigem tunne, et tahetakse õppida seda, et kuidas ma oma tööd kiiremini siin taha, et kui ma kirjutan, et kuidas ta aitab mul kiiremini kirjutada, kui ma natukene joonistan või teen visuaale, kuidas ma saan paremini teha, siis nüüd on hakatud juba rohkem küsima, et ja küll, aga kuidas ma saan üldse niimoodi teha, et selle rumalama töö teeb tehisintellekt ise ära taustal ja siis minu töötajad saavad seda tarka või mõistlikud tööd teha rohkem ise. Seda ei ole meie käest veel küsitud, et kuidas me saaksime niimoodi teha, et me saaksime enda inimestest üldse nagu loobuda. Aga jah, et just, et efektiivsemalt ja seda igavamat tööd, et ükskõik, et kas see on siis suure dokumendi hulga sorteerimine, erinevate näiteks tunnusmärkide üles leidmine, et kas oletame, et teil on sadu ja sadu lepinguid, mis on sortimata, et kuidas tehisintellekt saab aidata üles leida selle, et mis kuupäeval need lepingud näiteks nagu lõpevad ja nii edasi. Et selliste asjade vastu on järjest suurem huvi. Ja üks küsimus muidugi kerkib kogu aeg pinnale see, mis see maksab. Sest üks asi on see, et kui kasutada tööriistu nii-öelda tasuta, samm edasi on natukene maksta, 20–30 eurot kuus oleneb, et mis tüüpi tööriista kasutate või jah, et millise ettevõtte oma. Aga kolmas on see, kui te tõesti enda ettevõtte jooks juba midagi arendate, siis tegelikult tehisintellekt on üsna kulukas. Ja, et iga lause, mis ta teile vastab, maksab teile teatud arvu sente.
eks ole, et sellega peame arvestama, kui me neid asju teeme. Et jah, et need küsimused alles tulevad ja et eks seda peab siis vaatama hakkama, et nii-öelda minu aja ja palgakulu versus siis selle saadav võit, eks. Aga teie terav pilk on kindlasti märganud ka, et kas juba, ma ei tea, Eesti ettevõtete kodulehtedel, sotsiaalmeedias tunnetad ära, et kes selle konkreetse postituse on kirjutanud, kas seal taga on nagu inimese hallid ajurakud või tehisintellekt? kogu aeg. Selle tunneb veel üsna lihtsalt ära, Jep. sest me kõik laias laastus ikkagi kasutame veel neid nii-öelda esimese klassi oskuseid, et kuidas palun ChatGPT koosta mulle LinkedIni postitus sellel teemal. No, ja siis muidugi tuleb siuke äratuntavalt ChatGPT stiilis LinkedIni postitus ka. Et ikka tunneb ära selle küll, jah. Ja ikka kasutatakse, muidugi kasutatakse ikka. Aga mis mulje see jätab siis, et kui ütled, et näed, et keegi on enda profiili peale pannud mingi LinkedIn või ChatGPT tehtud postituse, et mis sa siis mõtled sellest inimesest, kas ta oli nutikas või ta oli laisk? Kui see on väga hästi koostatud, nagu mõnus lugeda ja kirjavahemärgid on õige koha peal, väga kena, aga palju on ka igasuguseid, ma ei tea, kas siis inimesed, need, kes tehisintellekti abil kirjutavad või joonistavad, ei vaata üle või ei loe läbi, aga tõesti tunneb ära ka ingliskeelse grammatika järgi näiteks on ju, et ei ole nagu laused eesti keeles päris õigesti, siis jätab pigem halva mulje, et me oleme enda koolitustel öelnud, et ärge postitage ja vaadake üle. Lisaks armastab tehisintellekt aeg-ajalt panna väga palju emotikone sinna postituse juurde, emotikone, mis ei ole üldse selle postituse sisuga seotud, et postitatakse rohepöördest, aga kusagil on keskel mingi suvaline beebi või nagu veel midagi muud on. Et need tasub kindlasti üle vaadata, see ei jäta üldse head muljet, et pigem hoopis halva. Ja kui nüüd see üks mudel Talli 3, mida palju kasutatakse, eks ole, joonistuste tegemiseks, tema armastab kirjutada piltide peale, aga ta ei oska eesti keelt hästi. Ja päris õudne on vaadata, et ikkagi postitatakse neid, et seda ma olen ka öelnud, et ma üldse ei soovita seda, päriselt on see digiprügi. Et kui inimene teeb vigu, kirjavigu, kas tekstis või siis joonistuste peal, siis ikka ju me toimetame seda, eks ole, et me ei postita, et miks me siis tehisintellektiga seda teeme. Natukene laiendada seda teemat ja võib-olla jälle tuleviku poole vaadata, siis tasub nagu küsida, et aga mis selle sotsiaalmeedia mõte algselt üldse oligi? Eks, et me täna väga palju kasutame seda sotsiaalmeediat väga selgelt ettevõtte turunduslike eesmärkide saavutamiseks, oma kaubamärgi siis nii-öelda tuntuse tõstmiseks. Ja siiamaani on ta nagu töötanud, sest muidu ei tehtaks seda, et ikkagi kui sa näed ettevõtet ühtlases nii-öelda infovoos aktiivsena, siis see töötab. Selle ettevõtte tuntus kasvab, kui tulevikus nagu vast on meie ees tõesti küsimus, et kui masinad toodavad sisu ja piiramatus ja ohjeldamatus tempos seda sisu töötavad, et kuidas siis ühe nii-öelda kaubamärgi või teenuse nii-öelda siis tuntus või siis nii-öelda ulatuvus meedias nagu olema saab hakkama, eks ole, et ma kahtlustan, et me kanname veel mõnda aega natuke neid vanu mustreid, kasutame tehisintellekti, et justkui nagu võimendada oma nii-öelda kaubamärgi levikut, aga see muutub mingil hetkel, aga milliseks täpseks ja mis siis nagu need uued kvaliteedid saavad olema, mis saab sotsiaalmeediast tulevikus või üldse meediast, natuke vara on veel vast ennustada, et peaks jah, selles mõttes nagu. Ja ka üldse ka pikemate tekstide puhul, et mitte ju ainult LinkedIn, vaid üritatakse ka raamatuid kirjutada, aga nende kõikide tööriistade puhul, ilmselt olete ise ka märganud, et nad toodavad sellist keskmist, ta on meie kõikide keskmine. Et sellist erilisust on väga keeruline tehisintellektist välja võluda.
ja kui nüüd toota suurel hulgal keskpärasust, siis sa ei eristu, keegi ei jõua tarbida seda, et raamatuid loeme ka sellepärast, et selles on nagu kirjaliku erilisus sees, on ju, uudiseid tarbime, sest et seal on nagu midagi põnevat, toodete kohta loeme, sest et see on huvitav, aga kui see on lihtsalt keskpärane tekst, et keegi lõputult seda nagu lugeda ei jõua, et siin on ikkagi see piirid tulevad ette tehisintellektil. Ehk sisuliselt AI on tegelikult ikkagi täna veel käepikendus, mitte asendaja. Ja ma tahaks hästi positiivselt nagu öelda, et on pikka aega meile veel abiline, et ega täpselt nagu saag või kirves, et ise ei lähe veel metsa ja puid maha ei võta. Ta toetab meid, aga seda nii-öelda sära, mis iga idee sees peaks olema, seda tehisintellekt ise nii-öelda ei tekita, et see nii-öelda sära, see peaks tulema inimesest sees ja võib-olla on see nagu ka väike süke koht, kus me peame nagu mõtlema, et milliseid uusi oskuseid meil päriselt vaja on. Et mis on see, mida meie lapsed peavad õppima, et kuidas endas leida seda loovust, kus on see minu sära, kus on see minu ise nii-öelda olemise tuum, eks ole, et võib-olla see on nagu asjad, millele nii-öelda, mis võivad olla ka selle nii-öelda haridussüsteemi tuleviku nagu väljakutsed, eks. Väga huvitav. Ei no see ongi tõesti kõik ju lõpuks kokku, et mis on need tööd ka, mis meil jäävad alla, et mis on need, mis tulemus on, et me ei pruugi vist teadagi. Ja lõpuks ongi see, et ikkagi need, et kus sul see inimlik aspekt on, hakkab mängima, et need on need, mis jäävad alles. Just, et palju on ju räägitud ka sellest, et ajakirjandus on nüüd lõplikult muudetud, et artiklid kirjutatakse valmis, aga kui sa loed seda sisu, siis on, et ma 2 rida loen ära ja ma rohkem ei taha, sest see on igav. Spordiuudiseid vabalt võib kirjutada. Need võivad igavad olla, eks ju. Ei, selles mõttes seal on see kes lõi värava millal, et et seal kuidagi tundub see isegi, et okei. Aga selleks peab üks sportlane kuskil platsi peal olema, sellega ma olen nõus. Aga me oleme toonud head näidet, ma ei tea, kas te olete katsetanud, et näiteks ChatGPT ka tunneb teatud ajakirjandusformaate väga hästi, et kui paluda kirjutada Washington Post editorial style, kirjutab väga hästi, teeb seda täpselt järgi, sest see muster on, eks ole, teada. Kui te paluksite kirjutada nii, nagu Mart Juur kirjutab, siis Mart Juurt ei suuda täna ilmselt ükski tehisintellekt jäljendada, sest ta on nii eripärane, vaimukas, keeleliselt huvitav, et selliseid omapäraseid inimesi ei suuda ilmselt lähiaastatel nagu ükski tehisintellekt järgi teha ja see ongi tegelikult super, et ongi ja see on tore, et siis me saame kõik selle nii-öelda keskpärase jama ülesande anda, ma ei tea, kas need on spordiuudised, kellegi meelest kindlasti mitte, keskpärase jama anda ja nautida seda inimeste just nagu omapära, eks. Mina küll usun, et see tulevik ikkagi läheb paremaks tänu tehisintellektile. Mida te ootaksite? Me tõmbame siin nüüd otsad kokku, meil juba 50 minutit saab täis, väga lahe. Et näiteks, kus me võiksime olla oma eluga näiteks aasta pärast ja võib-olla 5 aasta pärast, kui me räägime tehisintellektist ja tema loomingust? Vast aastast perspektiivi on veel enam-vähem võimalik ennustada, aga muidugi 5 aasta pärast on juba väga, väga palju lahtiseid otsi, et öelda, et milliseks me täpselt see elu ja olemine kujuneb. Lähima aasta jooksul on ilmselge see, et absoluutselt kõikjal on seda tehisintellekti näha ja mõnel kohal nagu rohkem ja teisel kohal varjatult, aga ta on meil igas äri ja elu nagu valdkonnas sees. Et seda päris kindlasti siin aasta jooksul toimub ja tööd tehakse just selle nimel, et see, mis täna on võib-olla veel nii-öelda raskesti kasutusele võetav, et ta oleks üha kergemini kasutusele võetav ja oleks lihtsamini integreeritav igasugustesse protsessidesse, et see väga selgelt nagu töötab. Ja nagu ma ütlesin, siis tänaste nii-öelda baasmudelite võimekused
on tegelikult juba piisavad, et väga palju, üsna mitu aastat nagu toimetada. Samal ajal siis nii-öelda arenduslaborite sihuke püha ülesanne või see, mis nad endale ise eesmärgiks on seadnud, on töötada edasi tehisintellektiga ja katsuda siis nende võimekust veelgi nagu rohkem kasvatada. Ehk siis jõuda sellise nii-öelda olukorrani, kus võiks öelda, et tehisintellekt on inimesega võrdne kõikides ülesannetes, sest täna tehisintellekt seda ei ole. Et täna tehisintellekti nii-öelda võimekus teatud kohtades võib olla suurem kui inimene, teatud kohtades vähem, kuid keskmiselt või üldistatult võiks ikkagi öelda, et inimkond üldisena on ikkagi võimekam kui tehisintellekt täna. Aga jah, selle nii-öelda artificial general intelligence'i suunas nagu selline arendustegevus käib. Kas sinna jõutakse siin aasta perspektiivis ma jääks natuke kahtlevaks, et pigem on siin nagu peamiseks piirajaks see, et kust saada uusi treenimis nagu mõtteid, sest internet on talle selgeks õpetatud, kust uusi asju, üks tehisintellekt võiks õppida, teiseks, et kus kohas seda treenida, kus saada suurt võimekust treenimiseks, need on piirajad. Ja kolmas, mille võib juurde tuua, on see treenimise sisu, et kui me enne rääkisime, et me toodame tehisintellekti abil siis nagu kummalist sisu, mille üles paneme ja siis see satub omakorda jälle treeningmaterjali tulka, et on inimesi, kes usuvad, et tehisintellekt seeläbi teeb justkui iseennast nagu rumalamaks, et eks see väike protsent on seal ju võimalik, et mõjutab. Et ma ütlen, et teiselt poolt liigume nagu vastuvoolu ka veel nagu, et toodame sellist rumalatmat contenti, et kas see tulevik, see hirmus tulevikus nii-öelda tehisintellekt toodab veel uue tehisintellekti või endale ports alluvaid või neid tulevikke on hästi mitu, mida siis räägitakse, et mis võib 5 aasta pärast olla, et me ise pigem oleme kahtleval seisukohal, et kas see nii kiiresti juhtub, et ma arvan, et me täna või lähiaastatel ikka õpime neid tänaseid võimekusi tundma veel. Ma küsin lõpetuseks, et palun soovitage kumbki enda kogemuse pealt üks kõige ägedam tööriist, mis on aidanud teil kas oma tööd või elu lihtsamaks teha. Ja ainult ühe peab valima. Rohkem ka. Ei ma ei kõla eriti originaalselt, aga OpenAI välja töötatud ChatGPT on tänase päevani kõige universaalsem ja silmas pidada just seda, eks ole, et me räägime siin tasulisest versioonist, kus neid võimalusi on tõesti kõige rohkem, et see on nagu tegelikult muutnud elu märkimisväärselt. Aga ma tahaks seda teist öelda ja see on see pildiloome Massive Midjourney, mis mulle lihtsalt isiklikult siiamaani kõige rohkem meeldib ja see on see, kes minu nii-öelda meelelahutuslikke vajadusi väga hästi rahuldab. No Jarmo võttis minu vastus ära, nüüd midagi ei teha, et eks see ChatGPT tasuline versioon on täna kõige võimekam ja mitmekülgsem. Aga lisaks ma ütleks siis ka 2, kui sa said 2, et üks on ChatPDF, mis on mõeldud suurte PDF-ide analüüsimiseks, aitab kokku võtta, jutupunkte teha, tõlkida kõike, et tegelikult on see tööriist isegi võimekam kui see, mis siis ChatGPT enda sees on. Ja teine uus avastus, mida ma veel ise õpin natukene, on Geni AI, mis on siis mõeldud erinevate teadusartiklite ja teadustööde kirjutamiseks, leiab siis viidatavat materjali, võtab sisse sinu enda toodetud materjali ja on ilmselt halvaks üllatuseks paljudele ülikoolidele, aga tõesti väga kvaliteetne tööriist, et õpin seda ja imestan kogu aeg, et väga kihvt. Ja mis selle Geni AI-l on teisiti, on see, et eks ole, kui ChatGPT kirjutab valmis mingi pikema jutu, ütleme 4-5 lõiku, siis selle tööriistaga sa kirjutad koos niimoodi lause kaupa, et olete koos kirjanikud, et väga vahva. Kus see Geni siis oli, kui ma oma lõputööd kirjutasin? Ja täpselt, ja esimest korda elus kaalun doktorantuuri
küsimus on lihtsalt, et kes diplomi saab, kas sina või Jenny ja ma võin jagada seda. Kahe peale. Aga ei no teinekord on tore ise ka kirjutada, aga lihtsalt jah, see on jälle nagu tulevik, et väga äge. Kahasse on ikka toredam. Ja et sul on nii tark, ma olen alati unistanud, et mul on selline minust nagu 10 kordi võimekam partner. See on ju põhiline nagu ikkagi. Linda-Liis, mul sinuga seoses tuli meelde, et sa lähed ju autoteooria eksamit tegema kohe varsti, et äkki sa saaksid seal endale targa partneri kaasa võtta. Jah, või peaks ise välja töötama äkki. No, Jenny, ma võiks Linda nimeks minna. Okei, aga aitäh teile ärikäiku tulemast, põnevaid aastaid ja palju edu teile tehisintellekti teemadega tegelemisel ja inimeste ja ettevõtete koolitamisel. Aitäh, Jarmo ja Kristiina! Aitäh kutsumast, oli väga meeldiv arutleda. Ja aitäh ka kõikidele ärikäigu kuulajatele! Aitäh! ärikäik